Alguses ei pruugi välja tulla, aga kui harjutada, siis tuleb kõik välja. Nii on ka häälikutega, et need kõlaksid selgelt, vajab keel harjutamist. Eesti keeles on häälik k, näiteks sõnades kolm, kon. Vene keeles on analoogne heli k, näiteks sõnas kod. Kui hoida seda positsiooni ja lisada häält, saab häälikuks g, mis hääldatakse häälega. Kui panna peopesa kaelale, saab tunda häälepaelte tööd. G. G. Heli k. Keel on veidi tahapoole liigutatud. Keeleots on alumiste hammaste juures. Keele tagumine osa puutub vastu ülemist suulage, sulgedes õhutee. Huuled on lõdvestatud ja kergelt lahti. Ütleme koos. K, 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 k. Nüüd lisame hääle. Pane käsi kaelale, et tunda liikumist. Ütleme koos. G, 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 g. Mängime. Mängu nimi on Kaja. Korda Nadja järgi. Ta ütleb silpi mitu korda. Sina pead seda kordama. Ga, ga, ga. Go, go, go. Gu, gu, gu. G, g, g. G, g, g. Gu, go, ga. Gu, go, ga. G, ga, g, ga. G, ga, g, ga. Ga, go, gu, g. Ga, go, gu, g. Молодец! Это кот. Это год. Mängime. Nadja ütleb sõna ja sina näitad, milline pilt vastab sõnale. Кот. Год. Pilt kassiga on vasakul. Tõstame vasaku käe. Pilt aastaga on paremal. Tõstame parema käe. Кот. Год. Кот. Год. 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 Кот. Год. Год. Молодец. Nüüd räägi sina sõna. Mina näitan pilti. Год.
Paga-paga! harjuta oma keelt sagedamini ja räägid ilusasti ja õigesti. harjutamine teeb meistriks